Kaubandus on märkide kogum etendavas vormis. Mida see tähendab? Teater on kaubanduskeskuse sünonüüm turundussemiootikas. Kui vaatad kaubandust kui etendavat kunsti, siis mõistad, et inimestel on poes, kinos ja kohvikus kindel roll. Kaubanduskeskus olgu füüsiline või digitaalne. Kaubanduskeskus olgu füüsiline või digitaalne. Teater toimub meie ümber ja meiega sellest olenemata. Kaubanduskeskuses toimub kui interaktiivne teater meid kaasates. Mõnikord võib kaubandus toimuda kui balletietendus ja teisalt klassikaline näidend. Küsimus on kliendis ja tema nähtamatus rollis märkidest aru saada ja vooluga kaasas käia. Turundusmärgid. Kaubandus on ajas ja ruumis toimuv tegevus, müüjate ja ostjate vahel. Sageli toimub kaubandus selleks ette nähtud ruumis ehk alal. Selleks võib olla turuplats, kaubamaja või e-pood. Kaubandus on müügi- ja osturuum, kus ruum tähistab füüsilist, digitaalset ja vaimset müügiala. Semiootiliselt on kaubandus füüsiline, digitaalne ja vaimne teater, etenduskunst. Vaatame näitena kaubandust konkreetselt füüsiliste kaubamajade näitel. Kujutle, et oled tegemas oma igapäevaseid oste lähimas poes. Sa seisad riiulite või kauba väljapanekute vahel. Pane oma kujutluses tähele riiuleid ja nende peal olevaid tooteid ja nende juures olevaid hinnasilte ning erinevate toodete paigutust teineteise suhtes. Kujutle, et sa liigud poes ringi ja analüüsid tooteid ja nende paiknemist märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandilt. Tule oma mõttega poe kujutluses märgi kontseptsiooni juurde. Kaubanduses on märk üksik toode ja teenus poodides, kus viimane on märk omaette. Iga pood on kaubamajas märk, mis müüb märke. Pood struktureerib ja sisustab väga teadlikult oma tooteid ja teenuseid. Seega on pood kõige teoreetilisemalt semiootiline tekst või tekstid. See tähendab, et järgmine kord, kui sisened mõnda poodi, vaata, kuidas on tooted paigutatud ja millised on tooted, teenused ning mis järjekorras midagi pakutakse. Pood ilma inimesteta on tekst, mis avaneb, kui inimesed ostlevad. Pood on sageli avatud tekst. Kaubanduslikult tähendab avatud tekst, et klient otsustab, kuidas tooteid ja teenuseid enda jaoks olulisena mõtestab ja mõistab. Seevastu, kui pood oleks suletud tekst, siis pood näeks ette kliendi ostusoove ja vajadusi ning pakuks ühte või mitut konkreetset lahenduskäiku. Näiteks kiirostukohad, nagu kiirtoidukohad, on sageli suletud tekstid, kus teenuse disain ehk see, kuidas klient ostu sooritada saab, on väga detailselt läbimõeldud ja realiseeritud. See omakorda tähendab, et poodi arendada tähendab mõista koodi semiootiliselt ehk kuidas tekst on koostatud. Teiste sõnadega, kuidas on poes ostlemine võimalik ja teisalt, kuidas pole võimalik ostelda. Semiootiliselt on kasulik näha poode kui tekste ja nende koode avanemas tervikuna. See tähendab, et pood kui mudel on analoog teatrile. Teater on alusmudel poele. Semiootika mõistes etendab iga pood oma lahteoleku ajal ostlejatele müügiks ühe konkreetse loo. Või siis mitu. Loo, mis on väga palju lähtuv sinust kui võimalikust ostjast ja raamistatud poe, toote, teenuste ja miljööga. Lihtne on ette kujutada, kuidas parimad poed on olemata tekstist avatud või suletud. Läbimõeldud lähenemisega. Iga pood näeb oma klienti ühes või mitmes rollis oma ostuteekonnal. Lood, mida pood jutustab, sõltub osaliselt poodi tulijast ja tema soovidest. Teise osa poe jutustusest määrab ette pood oma keskkonna ja rollide jaotusega. Pood määratleb oma teenuse disaini ja kuidas ostleja saab kätte oma teenuse või toote ning millised emotsioonid, mõtted ja raskused teda tabada võivad. Pood ei määratle, vaid juhib ja suunab ostlejad läbi etenduse ehk ostukogemuse parema ja suurema ostusuuretuseni. Kaubanduskeskus tervikuna moodustab kommertsliku kultuurikeskkonna. Kaubanduskeskus on sellest tulenevalt omaette ruumiline nähtus, millel on omaette sidusus väliskeskkonnaga.
kaubanduskeskus loob ja vahendab ühtset terviklikku nägemust poodidest, ehk teiste sõnadega, etendus algab juba varem, kui inimene konkreetsesse poodi jõuab. Kui kujutada ette, et kaubamaja on kui teatrimaja ja iga pood on eraldi etendus, siis igapäevasest poodlemisest võib vaadelda ja mõelda igapäevaste etenduste seeriana. Iga inimene, kes ostab, moodustab kaubanduskeskuses igas poes enda jaoks lugude seeria ja kogemus igas poes moodustab osakese tema etenduse kogemusest. Järgmine kord, kui räägid või kuuled kellegi ostukogemusest, siis semiootika võtmes tegemist on etenduse kogemusega. Sul on suure tõenäosusega tekkinud küsimus, kuidas kontrollida ja muuta paremaks inimeste kaubanduse kogemus, kuidas muuta paremaks etendus. Kahjuks või õnneks pole kogemust võimalik kontrollida ega muuta kontrolliga ostuteekonnal paremaks. Kaubandusetendust saab paremaks muuta läbi protsesside juhtimise. Kaubanduses viitab teatri sünonüüm erinevatele juhtivatele aspektidele. Näiteks ruum, aeg, värvid, muusika, lõhnad, valgus, arhitektuurilised omadused ja asukoha omadused pluss digitaalsed võimalused sealjuures määratlevad ära, kuidas klient näeb kaubandust ja selle kogemust. See omakorda tähendab, et kaubanduses on võimalik suunata ostleja tähendusvälja sarnasel moel, nagu lavastaja suunab näitlejaid tervikliku etenduse osas.